kevad toob meieni ka iga-aastased ilupäevad, mis annavad meile selgelt märku, et oleks aeg oma talvised ja toitvad nahahooldusvahendid välja vahetada kergemate ja niisutavamate vastu. Võib öelda, et Stockmanni ilupäevad on selge märk sellest, et kevad on alanud. Tingimata võib seda öelda, kuigi et õues on küll selline tunne praegu, et kevad ilmselt ei saabu mitte kunagi, siis ilupäevad minu meelest on hoopiski vastukaaluks sellele, et lõpuks lumi sulaks ja inimesed nagu eriti naisterahvad saaksid ennast õide lüüa ja puhkeda õitsema ja kiirendada selle kevade tulekut ja selleks on ka väga paljud firmad andnud oma panuse ja toonud turule tõeliselt kevadised ja uhked tooted, millega naised ennast tõesti ilusaks saavad teha. Vahetult enne Stockmanni ilupäevade avamist anti välja ka Marie Claire'i 2010. aasta iluauhinnad. Mis auhinnaga täpselt tegu on? Täpsem nimetus on Prix de l'Excellence de la Beauté. See auhind tuleb Prantsusmaalt ja Marie Claire on ainus naisteajakiri, mis annab välja rahvusvahelisi ilulemmikuid. See tähendab toodetele, mis on eelmisel aastal olnud uudistooted ja žürii koosseisus on 15 erinevast riigist pärit ilutoimetajad. Nii et tõeline profide armee on välja valinud oma lemmikud ja silmas pidades rangeid kvaliteedikriteeriume ja need on innovatiivsus, disain, reklaam, efektiivsus ja tekstuur. Žürii eripreemia pälvis firma Dior vananemisvastane tootesari, mille nimetus on Capture Total Multi-Perfection koos jumestuskreemiga Dior Skin Nude. Ja selle vananemisvastase sarja trumbiks on fakt, et see võitleb kõikide nahaprobleemidega üheaegselt. See vähendab kortse, see lisab nahale pingsust, vähendab pigmendilaike ja ühtlustab jumet. Nii et kõik need head omadused on peidus ühtedes ja samades purgikestes. Ja muidugi firmad ise hindavad seda auhinda väga kõrgelt, kuna see žürii on siiski professionaalidest koosnev ja väga sageli toodetele lisatakse kuldne embleem, mis väljendab seda, et see firma on selle prestiižika auhinna võitnud Prix de l'Excellence de la Beauté, Marie Claire. Ja ma arvan, et üha rohkem eestlased õpivad seda embleemi ära tundma ja saavad aru, et see auhind kehtib kõikides 35 riigis, kus Marie Claire ilmub. Ilutooteid tutvustab Marie Claire'i aprillinumber lähemalt ja täpsemalt, aga Stockmanni ilunädalal jääb avatuks vitriin, kus esitletakse kõiki ilupreemia laureaate. Lisaks veel on välja toodud rahvusvahelise žürii poolt välja valitud parimad parfüümid 2010 ja ka nende nimekiri on unistamist väärt. Üks selline asi, mis kevadet kindlasti meenutab, on lillelõhn ja värske lõhn. Millised uued lõhnad on sel kevadel tulnud? Esimesena on tulnud Escadalt Marine Groove, aga kindlasti ei ole see viimane ja Lancôme'i Trésor in Love on meie kaubamajas on selle lõhna esmaesitlus ilupäevade avamisel. Versace Versus, Yves Saint Laurent'i Parisienne, kõik need uued ja värsked lõhnad on selle kevade trend ja tunnus. Sa ütlesid uued ja värsked lõhnad, kas need kaks märksõna ongi sellised peamised, iseloomustaks seda kevadet? Jah, kuna need toonid ka tegelikult, mis ka dekoratiivkosmeetika puhul tulevad mängu, on just sellised pehmed, roosad, pastelsed, koraalsed toonid, et tegelikult lõhnad väga paljuski rõhutavad seda sama, et ka väga pehme, väga naiselik ja väga selline kerge ja lilleline aroom. Kogu see suur ja lai valik kindlasti, ütleme, ilupäevade raames, mis kestavad 18.–28. nii et 11 päeva jooksul on kõikidele klientidele pääs siia majja igati teretulnud ja abilised nii konsultantide kui müüjate näol on valmis parima toote tõesti välja valima. Me kutsume
kõiki oma kliente ka kindlasti tutvuma looduskosmeetika nurgaga, kus meil on lisandunud sinna uus bränd Green Energy Organics. Kas konsultantide juurde peab kuidagi ajaga broneerima või on elava järjekorraga tegu? Ilupäevade raames on konsultantidele vaja broneerida tõesti, sellepärast et tung on päris suur. Kutsume kõiki oma kliente meie ilupäevadele, sellepärast et me pakume väga palju huvitavaid uudistooteid, väga häid hindu, väga palju kingitusi ostudega kaasa ja kindlasti te ei kahetse, leiate kevade kiiremini, kui see väljas kätte jõuab meie majast.